Tere taas vaatama Postimehe saadet Peetri Pilk. Mina olen arusaadavatel põhjustel Peeter ja täna me räägime võib-olla mõningatest sellistest teemadest, mis mingisugusel viisil meid kõiki puudutavad. Me räägime sellest, miks on kinnisvara kallis, me räägime regulatsioonidest, me räägime natukene ka üldisest majanduskeskkonnast. Aga kõigepealt vaataks üle uudised, mis mulle viimastel päevadel on silma jäänud. Esiteks on Euroopa Keskpangast tulnud väikene selline signaal, et intressid enam langema ei pruugi hakata. See on muidugi huvitav signaal selles mõttes, et kui me nüüd vaatame seda, millises olukorras on euroala majandus, siis tõesti mõningates riikides on see parem, kui võiks eeldada. Aga mõningates riikides on see jälle halvem, kui võiks eeldada. Ja kui me mõtleme sellele üldisele intressikeskkonnale ja mõtleme sellele, et mingisugusel viisil, päris suured riigid on päris suures hädas, ma siin vihjan natuke Prantsusmaale, siis tänasel päeval on minul küll raske näha seda, et intressid väga jõuliselt ülespoole hakkaksid liikuma. Seda esiteks sellepärast, et paljud riigid on hädas ja seda ka sellepärast, et kui mujal maailmas inflatsiooniga on probleeme, siis Euroopas lihtsalt sellepärast, et liiga palju ei toimu, on see inflatsioon suhteliselt sellise keskpanga unistuste lähedal. Aga võtame järgmise uudise. Euroopa Liit ja Ameerika tehnoloogiahiiud on läinud omavahel tülli. Teatavasti X ehk endine Twitter sai kohutaval kombel trahvi. Loomulikult on kange tahtmine võib-olla läheneda sellele kuidagi niimoodi, et küll need ameeriklased on suslikud ja lõpuks ometigi Euroopa Liit näitab neile mingisugustes kontekstides koha kätte. Jah, sellel on võimalik niimoodi läheneda, aga mina lähenen sellele pigem niimoodi, et ma tahan esitada küsimuse, miks ei ole Euroopal ühtegi tõsiselt võetavat tehnoloogiahiidu endal? Tõepoolest, miks ei ole Euroopal mitte ühtegi tõsiselt võetavat tehnoloogiahiidu? Ja kui keegi sellele küsimusele vastust hakkab otsima, siis ma soovitaksin alustada sellisest mõttest või sellisest faktitükikesest, et mitu üldse maailma olulisimast 500 tehnoloogia ettevõttest asuvad näiteks Euroopas. Ma garanteerin teile, et see vastus on teile mõnevõrra üllatav. Aga võtame viimase uudise. Natukene äkki on see seotud sellega, millest sai just räägitud. Ehk üldiselt Euroopa bürokraatia on saanud selliseks asjaks, mida vaadatakse mujal maailmas ka juba teatud mõttes üllatusega, vaadatakse halvaks panuga. Nüüd loomulikult jällegi on kiusatus selline, et teatavasti meile Euroopas ju Donald Trump eriti ei meeldi ja kui Donald Trumpile midagi ei meeldi, siis järelikult võiks see olla meeldiv asi. Aga kui me mõtleme selle uudise pealkirjale ja sisule natuke rohkem, siis Euroopa bürokraatia ei paista meeldivat ka Ühendriikide ettevõtjatele. Ja kui me nüüd natukene veel sügavuti läheme, siis me saame ju esitada küsimuse, et kas Euroopa bürokraatia meeldib Euroopa ettevõtjatele. Ma kahtlustan, et see vastus ei ole eriti üllatav. Aga lähme parem tänase külalise juurde ja räägime kinnisvarast. Räägime sellest, miks kinnisvara on nii kallis ja räägime sellest raamistikust, kus see natukene liiga kallis kinnisvara kipub tekkima. Meil on täna külas kinnisvara arendaja Andero Laur ja ta selle kolmapäeva raha ja majanduse fookuses kirjutas loo, kus ta põhimõtteliselt ütles, et kinnisvara arendaja jaoks ja tegelikult ka kinnisvara ostja jaoks regulatsioon kipub kinnisvara objektil, ütleme siis näiteks korteril, maksma minema ühe terve toa. Tere, Andero! Tere! Kas tõesti? Kas terve toa? No kui võtta kokku kõik nõuded, mida esitatakse kinnisvarale või ütleme, mis lähima võib-olla 10 aasta, 6 aasta jooksul on lisandunud, pluss veel võtta kogu see menetlusprotsess, mida läbi tehakse, siis
selline 75 ruuduse korteri puhul võiks sinna 10 ruutu maha küll võtta. Samas ega regulatsioonid, no need ei teki ju tühjale kohale, need on lõppude lõpuks ikkagi vajalikud, et katus peab pea kohal olema ja elektrijuhtmetest peab elekter nagu pistikusse niimoodi jõudma, et vahepeal midagi hullu ei juhtuks. Ja regulatsioonid ei ole tingimata halvad asjad, et need on vajalikud. Võtame näiteks paljud ettevõtted, igal ettevõttel on sisemine kord, nad kehtestavad sisemisi reegleid, osad neist on soovituslikud, osad on kohustuslikud, aga mida ettevõtted teevad, kui ettevõtted näevad, et see asi ei toimi, siis nad võib-olla loobuvad mõnest regulatsioonist, sest vastasel juhul nad on lihtsalt mängust väljas, kaotavad oma konkurentsivõime. Mida avalik sektor kipub tegema, on see, et igat uut regulatsiooni kuidagi õigustatakse, pigem pannakse sinna, kui seal midagi ei tööta, kirjutatakse järgmine sinna juurde, proovitakse seda täiendava regulatsiooniga ravida, kuni lõpuks see süsteem on nende jaoks ka nii keeruline, et seda tagasiteed kuidagi enam ei paista. Et sa põhimõtteliselt ütled seda, et sellest on saanud selline iseennast taastootev süsteem, mis on nii-öelda vähemalt sinu ärivaldkonnas muutunud nagu selgelt problemaatiliseks? Mitte ainult minu ärivaldkonnas, ma arvan, et terves ühiskonnas ja kui see süsteem aina kasvab, siis me oleme nagu sellised nagu potis keevad konnad, et me isegi ei oska seda võib-olla maailma ette kujutada, et kuidas ta võiks teistmoodi olla. Et näiteks 30 aastat tagasi üks USA bürokraatia kriitik kirjutas raamatu, mida võib eesti keeles öelda, et kaine mõistuse surm ja ta oli väga mures selle pärast, et bürokraatiat Ameerikas on selleks ajaks juba liiga palju, aga ta selgelt ei osanud ette kujutada, et kuhu see asi kõik võib veel edasi kasvada ja minna ja kuidas see võib areneda. Et mida rohkem on meil regulatsioone, mida rohkem on meil neid nii-öelda kastikesi, kuhu on vaja tõmmata linnukesi öelda, et nüüd on asi korras, seda vähem on tegelikult vastutust ja seda me kuuleme ka siis, kui me räägime näiteks, inimesed ütlevad, et ametnikud ei vastuta mitte millegi eest. No see ongi sellepärast, et asi ei ole tulemuses, mida hinnatakse, vaid hinnatakse protsessi ennast. Ja see on ka see, mille eest inimesi premeeritakse, et kas protsessi on jälgitud, mitte sellest, kas tulemus on saavutatud. Ja see kandub ka tegelikult erasektorisse lõpuks. Et kui tehakse neid detailplaneeringuid, nähakse võib-olla alguses palju vaeva, seal on palju niisugust nagu mõttejõudu sees, et kuidas head lahendust leida ja siis selle menetluse jooksul seda kuskil 10 kordi tuleb muuta, kaob igasugune motivatsioon selle tulemuse osas. Sest niikuinii keegi teine kirjutab sulle ette, mida sa tegema pead ja tegelikult kannatab lõpuks ka kvaliteet läbi selle. Kui me võtame sinu valdkonna, siis milline see kõige absurdsem regulatsioon võiks olla, mis kõige rohkem võib-olla hinda juurde paneb, arvel, eks ole, kinnisvaraostja seda ei näe, mis on kõige problemaatilisem? Ma arvan, et kogu planeerimise see lubade menetlust, et kui võtta täna mõni krunt kuskil keskmise suurusega kesklinna lähedal, siis vabalt see kogu see planeerimise menetlus võib kesta ja ehitusloa menetlus kokku 10 aastat. See ei ole Tallinna tingimus üldse mingi ime enam. Kui mõelda, kas me saame väga palju kvaliteetsema linna tänu sellele, ma tõsiselt kahtlen. Mõelda näiteks meie vana linna peale, UNESCO maailmapäranda asju ja nii edasi. Kas kuidagi suudeti tol ajal neid linnu ehitada? Täna isegi me hindame seda elukeskkonda väga kõrgelt, aga väga palju lihtsamate reeglitega. Muidugi sul peavad olema reeglid, et tuli ei leviks naabrile, sul peaks olema reegel, et kuskil on mingisugune maksimaalne kõrgus, sul võiks olla kokku lepitud tänavajoon, aga kõik sealt edasi on natukene küsitav ja küsimus, kes seda üldse reguleerima peaks, kas seda peaks kõike riik reguleerima või saab erasektor ennast ka ise reguleerida, et siin hea näide on võib-olla, kuidas Šveitsis toimub tuleohutusnõuete seadmine, et seda teevad tegelikult kindlustusfirmad, nad vaatavad alati pikalt perioodile ette, riiklikult on nõue, et kõik asjad peavad tuleohutuse vastu olema killustatud ja ühtlasi on ka tehtud üpris karmiks see, et tuleb kindlasti hüvitis ka välja maksta, et ei ole kerge sellest eemale põigelda. Nii et erasektor koos kindlustusfirmadega on väga huvitatud leidma optimaalsed lahendused, kuidas siis seda tulelevikut kinni pidada. Sa rääkisid planeeringutest ja see on ütleme selline teema, mida ka mina olen see on mulle kõrva jäänud lihtsalt, et ma olen mõningate teiste kinnisvarainimestega ka kokku puutunud ja sellest räägitakse isegi raadios, aga oletame, et ma oleksin täna koduostja. Mida see minu jaoks tähendab, et planeeringud võtavad 10 ja võib-olla vahetevahel rohkem aastat?
Praktikas kõige rohkem tähendabki sulle seda pool sellest toast, millest me just rääkisime. Ülejäänud pool läheb nendele kõikidele nõuetele, mida tuleb täita. Ja kui see protsess ise on ka väga pikk, siis tihti see tulemus on nagu aegunud. Et me alustame mõnda protsessi, mõeldes, et milline elukeskkond seal konkreetses asukohas võiks olla. Ja kui see kestab 7 aastat, noh, ma ei tea, see tulemus on võib-olla vananenud, moraalselt vananenud. Eks. Meil on näiteks näide, hea näide, kus kõik kaotavad. Meil on Pirital üks planeering, mitte meil Livenil, vaid Tallinnas, kus ligi 400 korterit on planeeritud sinna näituste alale. Siiamaani seda planeeringut pole vastu võetud. Selle menetlus on käinud 17 aastat. Pikka aega ta seisis selle pärast, et liikluskoormus sinna kesklinna on liiga suur, et reiditeed on vaja. Mis vahepeal juhtus, Viimsi kasvas 7000 elaniku võrra. Need 7000 elanikku väga paljud käivad Tallinnas tööl, kasutavad seda sama infrastruktuuri, aga neil ei ole võib-olla ühistransporti nii hästi kättesaadav, kui oleks seal samas Pirital ja nende maksud laekuvad Viimsisse, mitte Tallinnasse. Et ega linn ei jää sellepärast kasvamata, natuke võib-olla see linnastu kasvab aeglasemalt sellepärast, et ei ole nii konkurentsivõimeline muu maailmaga, kui seda planeerimist ei toimu ja hinnad on kallid. Aga see probleemid ikkagi tulevad ja probleemid tegelikult muutuvad aina tõsisemaks, mitte väiksemaks. Kui minusugune tegelane, kes võib-olla liiga palju mõtleb majandusteoorias, kas ma saan õigesti aru, et see planeeringute pikkus tegelikult tekitab olukorra, kus pakkumist on vähem kui võiks olla ja seetõttu on hinnad kõrgemad? Kahtlemata ja eriti kui me vaatame Tallinna linna sisse, et kui paljud räägivad, meil on siin tekkinud kuldne vöö ümber, mõned alvustavalt on nimetanud seda rasvavööks, eks ole, et need inimesed elavad väljapool, aga tarbivad Tallinna linna infrastruktuuri, et see on lihtsalt enamus inimesed tegelikult hea meelega elaks Tallinna linnas sees, omaks siin Tallinna linnas sees ka maja, võib-olla mitte Tallinna linnast väljas. Ruumi Tallinnas selle jaoks tegelikult on, aga see ruum ei ole kasutatud optimaalselt ja maa meie ühine ressurss mingis mõttes, sest on piiratud ressurss, et selle kasutamine nagu otstarbekalt, ma arvan, et iga Eesti elanik kaotab sellest. Sa ütlesid, et ruum ei ole otstarbekalt kasutatud. Mulle kohe jällegi meenub üks mu hea sõber, kes on arhitekt ja üldiselt tundub, et linnaruumist ka üht-teist teab. Ta ütleb, et Tallinn ei ole piisavalt tihedalt asustatud. Kas sa oled sellega nõus? Kahtlemata, et eriti kui võrrelda väga paljude teiste pealinnadega, et Tallinnas võiks inimesed palju tihedamalt elada ja kui mõelda nüüd looduskaitseli, tänapäeval populaarne teema, siis kõige väiksem on inimese jalajälje mõju loodusele, kui nad elaksid tihedalt koos linnas, mitte laialt suure ala peal, eks. Ja Tallinnas kahtlemata on selleks väga palju ruumi. Et Tallinna selline tihedusnäitajad võrreldes palju muude Euroopa linnadega on väga-väga madalad. Ja kui me räägime sellisest heast linnaruumist, räägitakse 15 minuti linnast, kus on teenused üksteisele lähedal, kus on esimestel korrustel kohvikud, baarid, pagarikojad, siis need saavad toimida hästi ainult siis, kui seal on ka piisavalt inimesi elab selles naabrusringkonnas. Kui see on hästi suure ala peal laiali jaotatud, siis see kahjuks ei toimi. Ehk siis sa ütled, et bürokraatia ja regulatsioonid on need, mis vähendavad pakkumist ja kui pakkumine on väiksem, on hind kõrgem ja kõigil keerulisem olla. Väga lihtsalt öeldes küll, aga tegelikult see olukord palju keerukam, ta vähendab ka innovatsiooni, ta vähendab, kõige parem näide oli veel paar päeva tagasi, oli siin ajalehe pealkiri, kus Bolti president ütles, et nad hakkasid kasutama Hiina tehnoloogiat oma isesõitvate autode arendamiseks, aga oleks tahtnud Euroopa oma kasutada, aga kuna Euroopa on nii ülereguleeritud, siis ei olnud võimalustki, et selline tehnoloogia siin tekib. Et siis põhimõtteliselt sa viitad ka sellele, et Euroopa sellise stagneerumise põhjus on see, et ollakse ülereguleeritud. Kahtlemata, et kui ma mõtled, see üleregulatsioon ei väljendu ainult ametnike arvus, et kui sa vaatad, kui palju inimesi töötab erasektoris, tootvas sektoris ja kui palju töötab siis avalikus sektoris, siis see erasektori inimeste maht on jäänud üpris tasaseks juba aastate jooksul, aga avaliku sektori inimeste arv on kasvanud, aga tegelikult, mida me ei näe, on see, kui palju on kasvanud erasektoris töötavate inimeste aeg ja arv, kes tegelevad selle avaliku sektori probleemide lahendamisega. Ja kui see sinna juurde panna, siis olukord on üpris tröstitu. Et Euroopas on tohutult tarku inimesi, väga hea haridussüsteem, aga ometigi me ei suuda muude maailmajagudega enam võistelda, et me jääme pidevalt maha, sellepärast et see aju brain power, see läheb kuhugi mujale, see kulub millegi muu peale ja võib-olla jälle kõige parem näide hiljuti LHV pikaaegne juht lahkus ametist Madis Toomsalu ja kui ta siis aktsionäridele oma kirjas kirjutas või oli see kuskil mujal meedias,
kus ta kirjeldas, et kui ta tööl asus, siis tema kuidagi ärist või sellisest nagu mõttejõust 20% oli regulatsioonid ja 80% äri. Ja kui ta ametist lahkus, siis ta ütles, et nüüd on vastupidi, et 80% minu kognitiivsest nagu jõust, mida lahendada, millise murese lahendada, on kokku puudetud regulatsiooniga ja 20% kuidas äri arendada. Umbes sarnaseid proportsioone ma olen kuulnud ka viimasel ajal teistelt tippjuhtidelt ja nüüd on küsimus, et aga mis on lahendus, sellepärast et kui üritada nii-öelda valitsemissektorile veidikene mõista anda, et kuulge, et asi on veidikene käest ära läinud, siis nad saavad kohe väga pahaseks ja ütlevad, et need, kes kritiseerivad, ei hooma valitsemissektori toimimismehhanisme, ei saa aru, mida avalik sektor tegelikult teeb ja põhimõtteliselt nad ajavad üldse nii-öelda, ütleme, kasutades võib-olla kunagi see Goldman Sachsi juhi väljendit, they are doing the God's work. Et kuidas sa seda kommenteeriksid? Kui ajalukku vaatame, siis kõik sellised kuldsed ajad on ikkagi lõpuks kokku kukkunud oma enda raskuse alla, eks ole, et mitte niivõrd välise mõjutiste peale ja kahjuks või tundub, et Euroopaga mõnes mõttes on sinnapoole teel, et ma väga on tervitanud seda algatust, mida tehakse siin ettevõtjate nõukogu, et toome ettepanekut, 700 ettepanekut, vähendame bürokraatiat, aga praktikas sama ajaga, eks ole, juba üksi Euroopa tasandil tuleb paar tuhat asja juurde. Et see on selline nagu suurem mõtteviisi muutus ja suurem paradigma muutus vabaduste poole. Ehk enamus asju, mis on täna nõuetena kirjas, peaks muutuma vabatahtlikuks, peaks muutuma olukorraks, kus kauplejal on kohustus anda infot tarbijale, näiteks siis kinnisvaraarendajana ma pean täpselt andma talle infot selle kohta, et ma ei tea, kui suured on su kommunaalkulud, kui suured on mingid helipidavusnäitajad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja inimene siis ise saab teha otsuseid, millist kaupa ta soovib osta, millist mitte, kui palju ta millegi eest soovib maksta. Et see on üks pool, mis puudutab informatsiooni kättesaadavust ja võib-olla teine näide nagu ka praktikas elust, mõtle taksonduse peale. Milline oli taksonduse turg enne platvormi ärisi? Regulatsioonid üritasid seda parandada, aga mitte midagi ei muutunud. See oli kogu aeg selline Wild West, üldiselt halva kvaliteediga. Ikka said Hollywoodi eest mingisuguse takso, millega Lasnamäele sõitmine oli väiksema Aafrika riigi sisemajanduse kogutoodang. Absoluutselt. Ja siis tuli erasektor, lahendus probleemi ära põhimõtteliselt. Läbi selle, et tagasiside andmine oli avalik, hind oli ennustatav, lihtsad asjad. Õnneks regulatsioon ei olnud sinna valdkonda veel jõudnud, muidu nad poleks kunagi saanud tekkidagi siuke äri. Ja võtame nüüd AI näiteks. Euroopa kuulutas, et nad olid esimesed, kes reguleerisid AI. Palju õnne, aga meil ei tule siis neid AI ettevõtted, kes võiksid olla nende maailma 500 seas või maailma top 10 võib-olla seas. Ütleme nii, et kuna Euroopas jumalasse väga ei usuta, siis millessegi tuleb uskuda ja usutakse riiki ja regulatsiooni. Ja nüüd ilmselt keegi, kes vaatab mind ja sind ja kuulab sind rääkimas, ütleb nii, tegelikult sa tahad seda ainult selle pärast, et sul oleks endal lihtsam äri teha. Mida sa sellisele inimesele vastad? Ma ei tea, ma arvan, et tal on endal ka lihtsam, kui ta saab rohkem ise otsustada või ise valida. Et täna sa elad muidu sellises nagu võlts turvatundes, et kuidagi sinu eest riik on lõpuni kaitstud, midagi ei juhtu. Mul tuleb meelde üks püramiidskeem, mis Eestis levis. Selle nimi oli vist Lioness või taoline. Ja siis see püramiidskeem ise saatis kirja Finantsinspektsioonile, küsis, et kas me oleme püramiidskeem. Siis Finantsinspektsioon seda uuris, saatis vastu, et ei ole. Ja siis muidugi ma kujutan ette, et iga presentatsioon seal saalitäie inimesele, kellelt prooviti raha kaasata, algas sellega, näe, Finantsinspektsioon ütles, et me ei ole püramiidskeem, see on puhas kuulujutt, eks ole. Ja samal ajal võib-olla kuskil First Northil kaasasid mingid ettevõtted raha, kes kõik vastasid kõigile maailma reeglitele, eks ole, aga pärast tuli välja, et see võib-olla väga palju ei erinenud päeva lõpuks sellest, mida siis kuskil saalis müüdi Finantsinspektsiooni nagu loa all. Ja siis meil oli veel mingi olukord, kus meil Lõuna-Aafrika Vabariiki läks autode laenuäriks, läks kõvasti raha. Inimesed õpivadki läbi vigade, eks ole. Kas see, et me neid kuidagi nüüd takistame siis arvamusliidritel tekkida või selle rahatarkuse levitajatel tegutseda, kas see kuidagi nagu aitab meid?
ma arvan, et me loome lihtsalt rohkem probleeme ja need, kes hämaras tegutsevad, nendel on veel rohkem võimalusi nii-öelda peituda siis nende reeglite ja protsessi taha, öeldes, et nad tegid kõik õigesti. Ehk siis põhimõtteliselt mulle tundub, et sa ütled, et kultuuri nii-öelda mingis suunas nügimine aitab paremini kui regulatsioon. Ma arvan, et me õpime oma vigadest kõik, me peamegi nii-öelda laskma inimeste vigu teha, nad saavad läbi sellele palju targemaks tarbijateks, nad läbi selle, kui tagasiside levimine on avalik, mis tänapäeva infoajastus on hästi lihtne, siis me saame palju parema nii-öelda adekvaatsema süsteemi, näiteks nagu sama taksoturu näitel, eks ole, kus me saame neid taksojuhti hinnata lihtsalt ja nad lihtsalt lähevad ärist välja, kui nad ei suuda head teenust pakkuda. Võrreldes sellega, et regulaator üritab meie eest kõik ära lahendada, sest ja lõpptulemus on nüüd see, et meil on vähem innovatsiooni ja rohkem frustratsiooni. No ega see taksoteenus nüüd päris täiuslik praegu ka ei ole. No kõvasti parem, kui ta enne oli. Oletame, et sul õnnestuks viia läbi mingisugune üks reform päris kõrgel tasandil. Sa võid vaadata Eesti tasandit, sa võid vaadata Euroopa tasandit. On sul mingisugune mõte, mida sa teeksid, kui sa oleksid nii-öelda 10 minutit kõik võimas? Ma arvan, et kui tol ajal, kui loodi neid nii-öelda, ma ei tea, Eesti põhiseadust näiteks, kui põhiseaduse loojad rääkisid selle vabadusest kui olulisest asjast, kui nad oleks nagu teadnud, sinna seadusse kirjutas sisse, et me võime siis kehtestada täiendavaid norme ja piiranguid, kui need on vajalikud meie igapäevaelu korralduseks, kui nad oleks ette näinud, kuhu see asi nagu välja viib, siis nad ilmselgelt oleks pannud ka sinna kuidagi mõelnud välja mingi piirangu, et kus maal on see mõistlik piir. Ja ma arvan, sellise nagu mõistliku piiri tõmbamise selles osas, kui palju meie elu võib reguleerida. Ja see, et kui me nagu täiendavalt tahame reguleerida, siis me peaksime kuskilt ka nagu vähemaks võtma, siis sellise piirangu kokkuleppimine, ma arvan, et oleks kõige nagu praktilisem asi, mida saaks teha. Ja see annaks võib-olla sunniks kõiki regulaatorid ka mõtlema, et mis tegelikult päriselt oluline on ja mis on siis selline võib-olla vabatahtlik, mille poole vaadata. Ma olen viimase paari aasta jooksul päris paljude selliste nii-öelda erasektori juhtide ja liidritega pidanud lihtsalt üle laua istuma ja vestlema. Ja nad põhimõtteliselt kipuvad rääkima suhteliselt sarnast juttu nagu sina. Ehk siis on lihtsalt erinevad variatsioonid sellest. Kas sa oled optimistlik, et see signaal võib ka kuhugi päriselt jõuda? Pigem mitte. Selles mõttes, et see masinvärk on nagu nii suur, et mulle meeldib niimoodi, sest on tore filosofeerida, sest tore rääkida, aga ma arvan, ma ise võib-olla selle pärast liiga palju ei tunne stressi, sest asjadega ikka maailmas on nii, et võib-olla sa peaks muretsema nende asjade pärast, mida sa muuta saad. Need, mida sa muuta ei saa, nendega suure tõenäosusega pead lihtsalt leppima ja siis on seda tarkust vaja, et aru saada, et kumb on kumb, eks ole. Aga kui nüüd hakata kokku tõmbama, siis kas eksisteerib mingisugune selline kontekst, kus kinnisvara hinnad Eestis ka langema saaksid hakata? Ma arvan, et seal on väike võimalus olemas, et kui vaadata üks maailma võib-olla ka regulatsioonide poolest tuntud riigi poole nagu Saksamaa, kus Livenga tegutseb, meil on selle esimene ehitus käimas, siis nendel on 2 suurt reformi. Üks on siis Bau Turbo, ja siis teine on Bau Booster ja siis üks praktiliselt teeb enamus reegleid vabatahtlikuks, mis siis olid enne TIN-normidega nagu kohustuslikud, ütleb, et te võite ise otsustada. Ainukene kohustus on anda kliendile siis infot, et millisele normile te ei vasta ja mis on teie, nagu, kuidas teie siis seda asja lahendate antud projektis. Sealt nad proovivad leida ehituskulude kokkuhoidu 10% ja teine suur reform on siis Bau Turbo, kus nad siis tahavad oma menetlusi ka oluliselt kiirendada ja läbi selle siis praktiliselt seavad nagu karmid piirangud sellele, kui kaua mõni asi võib aega võtta. Ja kui see siis ei ole selleks ajaks lõppenud, tuleb võtta vastu otsus, sest Eesti probleem on see, et meil on lõputud menetlused ja seda lõputud menetlust ei ole ka võimalik põhimõtteliselt kohtus hagema minna. Sa lihtsalt oled seal ja sa ei saa midagi teha selle pärast. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa nüüd mõtled sellele sakslaste lähenemisele, kas nad lähevad sellega meist ette või oleme meie ikkagi nii-öelda mingisugune selline mingisuguses mõttes paindlikkuse ja liberaalse majanduse kants? Ma arvan, et nende bürokraatia on natuke erinev. Nende bürokraatia on hästi palju paberi täitmist ja konkreetsete reeglite jälgimist klassikalises mõttes.
Eestis on see asi natuke võib-olla isegi keerulisem, et meie reeglid on võib-olla vähem aastate jooksul tekkinud ja seal on ikkagi siiamaani veel natuke liiga palju segadust, mis tähendab seda, et on hästi palju sellist nii-öelda sisemist vaidlust ametite vahel, et noh, et üks ütleb võib nii, teine ütleb naa, on ju, ja siis sa kuidagi pead seal mõlemaga kuidagi leidma mingid kokkulepped, kompromissi ja siis on kolmas inimene tuleb tööle, kes vana normi tõlgendab uutmoodi, on ju, et sellist maadlemise peale kulub Eestis kordades rohkem aega kui Saksamaal. Nii et, aga ma arvan, kui Saksamaa see ettevõtmine nende reformidega tuleb edukas, siis see kindlasti motiveerib teisi riiki ka sinnapoole vaatama. Kas eestlased teavad, et sakslased selliseid reforme teevad? Ma arvan, et osad on kuulnud, aga ma arvan, et me saame ikkagi hinnata seda pärast seda, kui need reformid päriselt on rakendunud ja päriselt ka mingisugust tulemust, kas näitavad või ei näita. Et ju siis see info hakkab rohkem levima. Eks siis mulle tundub, et see ikkagi natuke oled optimistlik. Muidu ma olen optimistlik, et kui sa ettevõtja, siis ilma optimismita on väga keeruline üldse midagi teha. Väga hästi öeldud. Aitäh, Andero. Nagu te kuulsite, siis sisuliselt võib rääkida ilmselt ükskõik millisest ärivaldkonnast ja jõuda suhteliselt sarnastele järeldustele. Me oleme jõudnud oma ühiskonnaga ja majandusega sellisesse kohta, kus millegipärast need, kes midagi teevad, riski võtavad ja tegelikult teevad midagi sellist, millest tervel ühiskonnal on kasu, kurdavad selle üle, et koorem on natukene liiga suur. Ja tegelikult see koorem, selle hind jõuab paraku ka tarbijani. Ja tarbija kurdab, et kõik on kallis. Kinnisvara on kallis. Ma arvan, et sellele tuleks mõelda. Ja kui kellelgi on võimalik selle teemal häält teha, siis seda häält tuleks teha. Meie siin täna veidi tegime. Aitäh vaatamast! See oli Peetri Pilk, minuga oli Andero Laur, mina olen Peeter Koppel, järgmise korrani.